Joo rahvas, siin Ralf ja what? Me hittasimegi 4000 subscriberit. Tänane video on natuke teistsugune. Enne seda teeme me ära eelmise korra shoutouti. Eelmise korra videoga oli siuke naljakas asi, et see sai nagu tohutult vaatamise. Sellel on praegusel momendil on 9,6 tuhat. What? Ja see on täiesti uskumatu, kui palju on sellele tulnud hate-kommentaare. Ma mõtlesin, et peaks üks video tegema nagu viha-kommentaaride lugemine või ma olen ühe korra teinud, aga ma tahaks nagu siis ma rohkem reageerisin nendele, aga ma tahaks nagu vastata rohkem nendele. Kui ma selle küsimuse küsisin, siis ma mõtlesin mustikatele. Ma küsisin, et mis on mu lemmik suvel söömiseks siuke värske asi. Ja ma mõtlesin mustikatele. Aga siis ma hakkasin nagu veits sügavamalt mõtlema sellele. Ja sain aru, et tegelikult mulle meeldivad vaarikad ja herned ka retsit, ja otsustasingi, et nagu seekord ma teen 3 shoutouti. Ehk siis esimene shoutout läheb Timo Võsokovskile, kes arvas, et mustikas, siis Anne-Kristiinale, kes arvas, et vaarikas ja siis 3. shoutout läheb Oskar Kebbatile, kes arvas, et herne. Ja järgmise korra shoutout ma küsin siukse küsimuse. Okei. Ma küsin siukse küsimuse. Mis on riik, kuhu ma tahaksin täiega reisida? Et ma ütlen ära juba, et see on Euroopas. Kui ma ükskord küsisin seda, siis see oli USA, ma tahtsin minna USA-sse. Nagu ma tahan loomulikult ikka sinna minna, aga ma tahaks ühte kohta veel minna ja ma küsingi, et see, kes esimesena vastab sellele küsimusele õigesti, siis see saab järgmise videos shoutout. Täiesti ulme, 4000 haige. Kuna video pealkiri on midagi taolist, et lõpetasin YouTube'i, läksin tööle. Ma mõtlesin selle all seda, et ma olen tahtnud pikka aega teha siukse asja nagu book review, ja mul on siuke tunne, nagu ma oleks mingi raamatukogu töötaja, et tean raamatutest ja räägin värki-särki. Kui ma mõtlen ise endale, siis ma ei ole mitte kunagi olnud raamatute lugeja. Mul loomulikult on olnud raamatuid, mis mulle tõsiselt meeldivad, kui ma olen neid lugenud, et on aeg lennanud ja ma olen lihtsalt tuimalt sadu lehekülgi lugenud. Aga ma ei ole kunagi olnud see, kes reaalselt ise tahab võtta raamatu kätte ja lugeda. Ja see on täiesti normaalne, väga paljudel noortel on. Näiteks mulle meeldivad filmid nagu tõsiselt rohkem kui raamatud, aga see on ka siuke suhteline asi. Mulle meeldivad filmid lihtsalt sellepärast, et neid on lihtne vaadata ja tihti on seal mu lemmiknäitlejad ja värki. Aga raamatutega on nagu täiesti teine asi. Raamatuid ja filme tegelikult ju selles mõttes ei saa võrrelda. Sa saad võrrelda nende sisu ja nii, aga raamat on täiesti teine kogemus. See ei ole nagu sul ei ole mingit pilti ees, kõik on su enda kujutlusvõimas. See raamat tuli vist välja märtsis või tuli veebruaris, ma ei mäleta. Igatahes Supermarket. Nagu näha, Supermarket. See oli siis Logicu esimene raamat, autori nimega siis Bobby Hall. Ja ma olin täiega seda oodanud, sest et väga ammu ta juba tiisis seda raamatut ja siis ma mõtlesingi, et teeme, et nagu see on väga lahe, et ta teeb nagu raamatu, mida asja. Ja kui ma kuulsin seda, et millest hakkab rääkima ja värki, siis ma olin ka nagu, et see on nagu päris huvitav, sest et mulle meeldivad siuksed filmid ja siuksed raamatud, kus nagu sa suudad tegelasega ühenduda nii-öelda. Et see tegelane tundub väga inimlik ja värki-särki. Ja sellepärast mulle tõsiselt ka meeldis see raamat. Seega ma siis, kui see välja tuli, siis ma kohe tellisin selle, sain kätte ja ma ei lugenud seda kohe läbi, see ongi naljakas. Ma ei lugenud seda väga pikka aega, mul oli kogu aeg tegemist kooliga. Ja siis, kui ma hakkasin seda lugema, siis ma lugesin mingi 5 peatükki. Siis ma lugesin Hispaania reisil, millest tulevad ka vlogid veel. Lugesin umbes 3 peatükki. Ja siis enne seda suvepuhkust ma lugesin selle täielikult läbi. Selle ülejäänud osa ma lugesin 1 päevaga läbi. Ja see oli minu arvates nagu täiesti uskumatu. Siuke kannapööre oli seal, kõik muutus lihtsalt täielikult poole peal. Siin ongi 2 osa, see on 2-osaline raamat. Täiesti uskumatu. See oli nagu siukene raamat, mis trippis natuke enda mõtlemise ka ära, sest et ma ei taha palju spoilida, aga põhimõtteliselt see peategelane on haige ja kõik, mis siin raamatus oli, see ei olnud mitte kujutlusvõime, aga see, kuidas sa seda raamatut loed ja ette kujutad, poole pealt tuleb välja, et see oli hoopis tegelikult täiesti teistmoodi. Ja see oligi nagu nii huvitav, see peategelane oli elanud enda välja mõeldud reaalsuses põhimõtteliselt. Ma olin selle raamatu läbi lugenud ja siis koolis mul juhtus siuke asi, mingi tüüp lihtsalt tuimalt, mingi väiksem tüüp tuli mulle vastu ja oli mingi, sa meenutad mulle seda tüüpi, kes seal sarjas mängis, et kas sa oled see? Ja siis ma hakkasin ise mõtlema nagu, ei, et ma ei ole, et sa oled mind kellegagi segamini. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et mida helli, mõtle, kui mul ka tripib samamoodi. Nagu siin raamatud sellele peategelased tripis. Ja ma olin lihtsalt täiega, ma reaalselt nagu ei muretsenud, ma teadsin, et see ei olnud nagu päris. Aga ma hakkasin nagu kahtlema, et mida asja, sest tema
see on see peategelane. Ta reaalselt oligi elanud oma elu ja arvas, et see on reaalne, aga tegelikult kõik, mis toimus, ei olnud see, mis päriselt toimus. Ehk siis ma väga soovitan seda raamatut, see on suhteliselt noorte raamat, väga tore oli lugeda. See on küll ingliskeelne, aga ei olnud selles mõttes keeruline lugeda. Sellel on ka audioraamat olemas, mida ma olen mõelnud, et võiks osta, sest et see, kuidas ta seda peale luges, ma olen kuulnud mingit osa olen kuulnud. See oli väga mõnus, lihtsalt rahulik ja nii. Ja minu arvates nagu see raamat on natuke ka tõestus sellest, et see, mida sa teed, ei tähenda seda, mida sa peaksid kogu aeg tegema. Et nagu kui see autor on muusik, siis tüüp tegi lihtsalt tuimata raamatu, sest et ta tahtis teha. Ja see andiski mulle nagu nii palju endal ka motivatsiooni, et lihtsalt raamatut lugeda reaalselt, sest et tegelikult nendes on ju nii palju lahedat story. Ei pea kogu aeg lugema seda, mis on kooli kohustuslik kirjandus, nagu näiteks ma olen praegu, ma armastan sükest filmi nagu Ready Player One ja ma hakkasin selle raamatut lugema, valmistub esimene mängija ja eesti keeles olemas, väga huvitav, väga palju lehti, aina parem ongi pikem story, millest sa saad süveneda. Ma ei tea lihtsalt nagu, see oli tõsiselt väga lahe raamat, ma ei ole küll teist korda lugenud seda, kui ma olen review'sid vaadanud, siis öeldakse, et nagu mõned kohad ei pruugi loogiliselt olla. Ma ei tea, minu jaoks oli kõik loogiline, suht normaalne. Lihtsalt selles raamatus oligi nagu see, kuidas see oli nii, kuidagi see raamat nagu ühendas sind, see tegelane, sulle tundus nagu sa ise oleksid see tegelane, sa elaksid selle tegelase elu või et sa tead teda või mis iganes, et nagu see oli nii reaalne. Ma ei tea, kas teil on kunagi olnud sükest asja, kas te olete kunagi lugenud niimoodi raamatut ja nagu teile tundub nagu olete nii sinna raamatusse sisse, et te tunnete, et nagu kõik ongi päriselt nii. Sest mul on ainult paari raamatuga olnud niimoodi, et ma nagu reaalselt ei taha, et see läbi saaks, sest et mulle nii meeldib see. Üks oli siis nendest see. Ja see näeb nii nice välja ka, siuke mõnus pehme, väga lahe. Ja jah, ta on nagu selles mõttes pehme, ma mõtlen, et mitte tugevate kaantega. Ma tunnen ennast praegu täpselt nagu mingi raamatukogu pidaja, kes mingi läheb laste juurde ja mingi nii, see raamat on see, mida te peaksite lugema. Soovitan tohutult. Supermarket, Bobby Hall on autor. Anyway, nagu midagi teistsugust, ma loodan, et teile meeldis see video. Smashige seda like buttonit, kui teile meeldis. Ja kommenteerige ka, kui te tahate, et ma teeksin veel nagu. Sest et mul on praegu päris tore olnud, see ei ole küll pikk olnud, aga ma lihtsalt olen nagu arutlenud nii-öelda teiega. Ja see on suhteliselt mõnus siuke vestluse pidamine huvitavatel teemadel, mis mind ennast ka huvitab nagu. Jah, tore. Nowhere to go and when the stars align and the sky explodes, I'll be there, of this I know. When the sky is high, so high, and when the stars align and the sky explodes, I'll be there. Aga davai, smashige seda like buttonit, kui teile meeldis. Mingi vaadake mu sotsiaalmeediad üle. Instagram, Snapchat, SoundCloud, kõik, mis mul on all descriptionis olemas. Ma olen proovinud väga palju aktiivsem olla ja nüüd ma lähen reisile ka, ehk siis tuleb arvatavasti seal palju update'e ja värki-särki. Tegelikult ma võin seda need ka. Tõstsin veits tuba ümber nagu, siin on niimoodi. See ei ole seal üldiselt. Et see tundub nagu messi, aga tegelikult nagu suvel on niimoodi fire magada, et sul on reaalselt ainult tekikott ja pleed peal. Ja siis siin on ka nagu väike setup nii-öelda. Anyway jah, olge tublid ja näeme järgmises videos. Let's go! Ja mu flow alati on tip-top, mitte flip-flop. Palun vabandust, tema olen liiga ropp. Vahel olen liiga ropp. Liiga ropp. Gucci gängis ma ei hängi, oma sõpradega mängin. Sorry ema, tõesti vahepeal ma